olen nüüd 66-aastane. Nii. Aga kuidas oleks sellega mitu korda nädalas ma tohiksin seda nahast kraadiklaasi kasutada? Nii, nahast kraadiklaasi te võite kasutada täpselt nii mitu korda, kui korda nädalas on ta teil kätte saadav. Mida rohkem, seda uhkem. Küllap mõnigi tundis ära Tallinna Televisiooni ühe vaadatuima saate Tervisevõti ja vastaja rollis doktor Viktor Vassiljevi. Nüüd on saate sisu jõudnud kaante vahele. Nagu doktor Vassiljevi ülestunnistusest selgub, kirjutas ta raamatu valmis otse-eetris. Inimesed mõnikord küsisid, et kulle doktor, et kui te vastate meie küsimustele, miks te midagi seal üles kirjutate, kas te täidate haiguslugusid? Ei, ma ei täitnud haiguslugusid, vaid kõige vahvamad küsimused. Ma paari märksõnaga lihtsalt kirjutasin üles, no muidu läheb ju meelest ära. Aga pärast siis kirjutasin nendest väiksed artiklikesed, siis pärast panin raamatuks kokku ja niimoodi siin toimuski lihtsalt mingite teiste tegevuste vahel. Saates kõlavad naljad on kahtlemata need, mis vaatajaid köitis ja seda vaatama naelutas. Kui sa lihtsalt räägid mingit tuima igavat juttu, kes viitsib selle kuulata, aga teed natuke nalja, siis on nagu viiner ja sinep, sest ilma sinepita viinerit, no palju sa ikka sööd. Kellel millega probleem on, see sellest ka räägib ja helistab ja nii nagu näiteks üks härrasmees helistas saatesse ja küsib minu käest, et mis on parem, jalgpall või seks. No ma hoobilt kohe ütlesin, et kuule mees, ma ei oska sulle öelda, ma ei ole jalgpalli kunagi proovinud, no, et proovi mõlemad ära, aga muidugi mitte mõlemad korraga, see hästi ei õnnestu. Tuleviku suhtes on doktor Vassiljev optimistlik, nagu alati. Hetkel teda küll eetris ei näe, aga läbirääkimised käivad. Kellega? Seda doktor siiski veel avaldada ei saa. Perearst ütles mulle, et mul on kalmuküünlad. Mis teil on? Kalmuküünlad. Nüüd ma ei saanud aru, kalmuküünlad? Jah, ei, pagalas. Klamüüdia. Kuulge peremees, kui teil on klamüüdia, see veel ei tähenda, et peaks kalmuküünlaid ostma. Me kohtume teiega veel, mina olen olemas, teie olete olemas, kanali me teiega leiame, kohtume veel ja olge palun terved.